head Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu veebi-tv vaatajad, täna on meil külas jällegi Andres Raid. Tere, Andres! Ilust vanalinnapäeva. Jaa, ma mäletan, kui see kunagi kõik pihta hakkas, see oli üks väga huvitav. Muide, üks nende päevade alustaja, tänase päevani väga tuntud inimene, Ülo Vooglaid muide näiteks. Jah? Jaa. Ma ei teadnud. Jaa. Tore. Kuule, aga siis räägimegi rõõmsal toonil edasi. Rõõmsad uudised siis täna. Hinnakasv 4,5%. Tühi asi. No jah, nendest toiduainet 7,1%. Tühi asi. Ja 1. juulil on ees käibemaksu tõus ja bensiiniaktsiisi tõus. Suurepärane. Ma küsin, kaua Eesti rahvas seda välja kannatab? Lõpmatuseni. Lõpmatuseni. Mul on selline mulje. Sa oled matemaatik või? Ei ole, ei ole. Ei, ma mõtlen, kus sul see lõpmatus nii hästi välja tuli? No lõpmatus, seda ma tean, et Liimes läheneb lõpmatusele. Keskkoolis oli midagi. No midagi üht-teist. Pi läheneb ka lõpmatus. Jah. See on mul üht-teist on siiski koolist ka matemaatikatundidest meelde jäänud. Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, siis on ikka üsna pretsedenditu. Ja see sarnanebki sellise sotsiaalse eksperimendiga, et kui kaua on võimalik kedagi siis keeta nagu konna. Et kas ta püüab siis sealt katlast kas välja ronida või võtab midagi ette või ajab lihtsalt silmad punni ja ütleb. Noh, niikuinii on lõpp käes, no mis siin enam. No jah, no niimoodi neid sõnaga võimalusi on meil mitmed. On. Jah. Aga räägime siis edasi 1. juulist kuni 2026. aasta lõpuni ootab meid veel 24 maksutõusu. Ja no see annab kindlasti SKP kasvule hoogu juurde, ma arvan. No kindlasti. Eriti nendes oludes ja nendes tingimustes, kus meie alates rahandusministrist see seltskond ei tee SKT ja SKP vahel vahet. Täpselt samamoodi nagu ei tee ekspordi ja reekspordi vahel. No reekspordi ja ekspordi vahel mitte tegemine, see on ideoloogiline küsimus. Ja muidugi. Aga kogu see asi on ideoloogiline. See rohepööre on suuresti ideoloogiline, mitte sellepärast. Lihtne retsept. Praegu kliimapööre, kõik on mures, kõigast pakendid ujuvad ookeanis ja ma ei tea kus veel ja moodustavad saari ja hirmus paanika kõik. Mul on retsept olemas, ma küsiks kõige ainult miljoni sellest näiteks EAS-i. Teeme asju, mis kestavad. Teeme selliseid asju, nagu milleks me olime kunagi suutelised, et igal aastal ei pea ostma uut lauda või tooli või ükskõik mida. Vanad autod kestsid, sõitsid miljon ilma remondita. Või, ära räägi. Mina sõitsin oma Toyota RAV4-ga läbi 660 000 kilomeetrit. Palun väga. Jah. Enam selliseid ei tehta. Võib-olla küll. Ei tehta päris kindlasti. Nii, alates kõige väiksematest asjadest. Mis on selles nüüd halba, kui lähed ostad võid? Ja see pakitakse sulle pergamenti, mis on võimalik põletada pärast ära või liita ringkasutuse teha sellest uuesti midagi. Ei, see peab olema plastikus. Ühe käega kehtestatakse neid nõudmisi, mis nõuavad sult selle plastiku kasutusele võtmist. Teise käega öeldakse, et nüüd andke mulle raha, et selle plastikuga võidelda. Aga need käed mõlemad on ühe sama kere küljes. Et kogu see raha läheb sinna. No aga ütle, mis käsi nõuab seda, et edaspidi tuleb suurtes ettevõtetes jälgida sugude esindatust juhatuses. Ja seal peab olema vähemalt 40% naisi. Mina ei jääks siia pidama, kuna praegu meil on haridusminister, kes ütleb, et sugusid on vähemalt 20. Kõik peaksid olema esindatud, järelikult iga, kus seni on näiteks üks juhatuse liige. Neid peab edaspidi olema 20. Kõik sood peavad olema esindatud ja kui nüüd kellelgi tuleb sealt juhatusest hommikul idee peale,
senimaani ma olen tundnud ennast sellisena, aga tänasest ma tunnen ennast teistsugusena. Siis toimub juhatuses ka väike vangerdus loomulik. Ei, see on loomulik, sellepärast on olemas voolav seksuaalsus. Voolav? Jah. Aha. Nii et voolav nagu Pirita jõgi. Täna nii, homme naa. Jah. Nende otsustega on ka võib-olla niimoodi, et seda, noh, et täna on nii protsendid ja homme on naa protsendid. Kuule, aga mul on niisugune kahtlane tunne, ma kahtlustan ühte asja. No. Et inimesed on ikka tegelikult lahksuguline liik. Aga feministide loosungitest ma tunnetan isakese Marxi hüüdlauset, et meile tehakse liiga. Muidugi. Niipea, kui hakatakse rääkima näiteks soolisest palgalõhest või diskrimineerimisest, siis on selge, et on mehed ja naised. Mehed teenivad rohkem ja naised teenivad vähem ja see on ülimalt ebaõigus. Siin tuleb hakata seda lõhet likvideerima ja nii edasi, nii edasi. Aga siis on millegi pärast kaks sugu. Kuule, aga feministid ongi ju tegelikult öelnud, et sugude erinevust tegelikult ei ole. Aga mille alusel nad siis ennast naisteks määratlevad? Femina, noh, mis tähendab naist. Feminiinum on isegi sugu ja maskuliinum on teine sugu. Ma mõtlen praegu, minust kõneleb lingvist. Sugu, maskuliinum ja feminiinum. Jah. Die, der, das. She, he. Sie ja nii edasi. Keeleliselt juba on. No jah. Aga inimestega on ikkagi raskusi. Ei, tähendab, inimestega ei ole raskusi. On raskusi teatavate inimestega. Ja millegipärast nende teatavate inimeste osaga... Vaat. Teatavad inimesed, miks ei taheta 50+ inimesi tööle võtta? Selle asemel toome Kesk-Aasiast minimaalne ühe töötaja kohta, siis 2 pereliiget ka. Et toome neid Kesk-Aasiast sisse. Milles see nagu probleem on siis? Probleem on väga lihtne. Võib-olla need 50+ inimesi on võimalik siin juba välja õpetada või... Ei. Vaata selle 50+ inimese üks kõige suuremaid hädasid on see, et tal on juba kujunenud mingite hoiakute süsteem. Tal on mingisugune sotsiaalne valulävi. Ta ei lase päris niisama endaga kõike teha. Ta võib-olla ütleb sulle vastu ka, kui sa ütled, et nii, homme tuled ilma rahata tööle, homme tasu ei saa. Ja üleüldse vaatame, kas sa üldse edaspidi saad. Siis see inimene võib põtkima hakata, vastu põtkima. Aga see teine niisuguse moodsa ideoloogia inimene, mis siis? Ei, no kuule, aga ma mõtlesin selle sookvootide üle, et... Illegaalne töötaja, näiteks see samane asiaat või kuskilt, kes on toodud, see ei õienda mitte kunagi. Ja kui ta hakkab õiendama, võtab teise. Ma mõtlesin nende sookvootide üle, et siis võiks teha avalikus halduses ja avalikus sektoris ka sookvoodid, mitte niimoodi nagu praegu on, eks ole, et lähed ministeeriumi ja koridori peal sai kohta ühtegi meesterahvast. No näiteks huvitav asutus on prokuratuur selles mõttes. See oli küll paar aastat tagasi, ma ei räägi, missugune see seis tänasel päeval. Kas sul on nendega mingid menetluse asju poole? Ei, tähendab, mul on üks küsimus üleval, loodan, ma saan selle vastuse ka. Seoses vastupanuliikujatega, vabadusvõitlejatega, vaata kunagi ma olen saatnud kõikidele prokuröridele seni järelpärimise kõikide nende aastate jooksul, mis on taasiseseisvunud Eesti eksisteerinud. Ühe küsimus, et kas on kavas alustada menetlust seoses Mart Nikluse, Jüri Kuke, Enn Tarto ja paljude teiste isikute represseerimisega nõukogude ajal või okupatsiooni ajal. Nende isikute ringi, kes seda toimetsid väljaselgitamisega, vajadusel ja võimalusel vastutusele võtmisega. Ja seni kaua on tulnud nagu oleks sama vastus kogu aeg edastatud täpselt ühesuguses sõnastuses. Mul on see pähe kulunud, näis nüüd, mis uus prokurör ütleb. Astrid Asi on meil teatavasti uus riigiprokurör, riigi peaprokurör ja siiamaani on öeldud niimoodi,
Eesti Vabariigi prokuratuuril ei ole andmeid selle kohta, et teie poolt nimetatud isikute põhiõigusi oleks rikutud või riivatud ja seetõttu ei näe Eesti Vabariigi prokuratuur vajadust menetluse alustamiseks. Põhiõigus rikutud ei ole ja riivatud ka ei ole. Aga missugusele seadusandlusele antud juhul on... Kõik tehti nii nagu kord ja kohus tolleaegse seaduse järgi. Sa olid nõukogude vastane element ja pandi kinni. Ja ongi kõik. Ja Mart Niklus on ise selle kohta öelnud, et huvitav, miks teda siis hiljem rehabiliteerida oli vaja. Kui kõik toimus õigesti. Väga õige märkusasja juurde, et kui tehakse ühte, siis peab olema tehtud ka teist. Teist, jah. Nii et ei oska öelda, mismoodi see on. Aga seal oli küll vahepeal umbes 90% oli naisterahvaid. Ja meesterahvaid oli oluliselt vähem töötamas. Jah, mis diskrimineerimise ei oleks? Ei tea. Häbematu lugu. Kooliõpetajate seas, palun. Jah. Palju seal meesterahvaid on? Jah. Ei ole. Ei. Noh, minu sügava... Need on üldtuntud faktid, seda ei ole vaja isegi tõestada. Minu täiesti kindla veendumuse järgi ei peaks olema mitte mingisugust ühelegi töökohale või ametipostile ei peaks kandideerima mingisuguste sookvootide alusel, vaid eranditult ameti, erialase ja kutsealase pädevuse ja kompetentsi asusel. Mul on ükskõik meesterahvas, naisterahvas, näiteks kui ma olen pudelivalmistaja, tehas, me teeme pudeli. Kui on hea töötaja, mul on väga täiesti ükskõik, kas ta meesterahvas või naisterahvas. Palun, tehke. Näidake, mida keegi väärt on. No jah, küsimus on ikkagi kurat põhimõttes selles mõttes, et mina endise ettevõtjana ikkagi ütlen niimoodi, et kui ma oleks praegu ettevõtja ja keegi räägiks mulle, et kuule, sul ikkagi juhatuses ei ole nii palju naisi. Saadaks ikka puu taha küll või? Saadaks puu taha kohe. No kurat, saadaks pikalt. Saadaks pikalt. Aga tühja sa saadad. Sellepärast nüüd on see, et kui sa ei võta midagi tarvitusele abinõusid, siis ähvardab sind trahv kuni 400 000 eurot. No siis on mingid, küll leitakse mingisugune nipp, millega näidata, et tegelikult mul on ajutiselt tööl siin nii palju ja naa palju ja neid ja praktikal on nii palju ja neid on nii palju, neid võib ka lugeda töötajateks. Siis tulevad juristid, kes hakkavad vaidlema, et keda võib lugeda töötajateks. Nad vaidlevad selle üle umbes 3 aastat, kulutavad ära riigi raha umbes 30 miljonit. No ja tulemus on selline, et samas jällegi kahtlemata punane, aga samas ka roheline. No näed siis. Aga räägime siis menetlemisest edasi. Mis meil jalgpallis toimub? Ma ei saa aru, kuidas on järsku sekkunud jalgpalli Konkurentsiamet. Konkurentsiamet hea tahtmise korral ja tutvuste olemasolu korral sekkub ükskõik kuhu vaja. Loomulikult. Eesti jalgpall on üldse niisugune huvitav nähtus. See on ju nii pisika asi. No seda ei olegi, maailma mastaabis oleme ausad, ei ole olemas. Eesti on ju nii... Ei ole olemas. Ei ole olemas. See on... Aga kas siis see Konkurentsiametile on antud nüüd uurimismenetlemise õigused või? Teatud juhtudel võidakse anda, näiteks jalgpall, kuna... Tead, mulle tuleb see lugu meelde, nagu Eesti jalgpallikoondisele ründajas Jüri läks teise ilma ja siis oli seal paradiisi väravate taga põmmis. Peetrus tegi lahti ja küsis, vaatas seal seisades. Pall on kaenlas ja kedrid ja putsad ja Estonia on kirjutatud siia ja küsis, kes sa niuke oled. Olen Eesti jalgpallikoondise ründajas Jüri. Tule sisse. Oot. Ja viskas ta hoopiski välja. Ja see karjus seal värava taga edasi. Ja vanajumal tuli siis ise, et kuule, Peetrus, mis teed siin? Kuule, viskasin ühe petise välja. Aga miks sa arvad, et ta petis on? Ta ütles, et ta on Eesti jalgpallikoondise ründajas Jüri. Aga miks sa arvad, et ta petis on? Kui ta oleks Eesti jalgpallikoondise ründajas Jüri olnud, ei oleks ta väravale pihta saanud. Paradiisi väravatele kommet. No jah, selge. No jah,
aga ma ikkagi ei saa aru, milles see point on. Ei keegi saa aru. Sellepärast, et ma saan aru, et härrasmehed tahtsid kokku leppida, et lepime niimoodi kokku, et üksteise mängijad ära ei meelita, eks ole. Tehti ettepanek, ma ei tea, kas mingi tekst ka valmis tehti, aga igal juhul all ei ole keegi kirjutanud. Aga menetlatakse kõvasti. See jätab sellise mulje, see on üks mudaliiga maadlused, no ja siis nad ka teeme midagi siin ja see on nagu kirjeldati, et siin olid jäähoki maailmameistrivõistlused vahepeal, kuskil Eesti võistles maailmameistrivõistlust. Ainult, et jäeti lisamata, et maailmameistrivõistlust küll, aga mis liiga ja mis kuskil, jälle võrdselt. See on umbes sama, nagu ma olen 3 päeva trennis käinud kuskil maadluses ja ütlen, et olümpiamängud, nüüd sõidan kohe. Aga mingid valikturniirid alles hakkavad ja ma ega sealt ka edasi ei saa juba ja no see on teine asi. Jah. No aga räägime siis kehakultuuri kõrval ka kultuurist. Kas sina oled näinud operetti Nahkhiir? Kunagi olen. Nüüd ei ole näinud? Nüüd ei ole näinud. Sellepärast, et ma siin, tõtt-öelda ma ei ole siin operett ja ooperit tükk aega käinud, sest see tase on muutunud selliseks, et... Kuule, aga kas oled näinud niisugust operetti nagu Orpheus Põrgus? Ei ole. Ei, sa oled paljust ilma jäänud. Ma usun. Ma räägin sulle viimased, nagu öeldakse, muljed operetist Nahkhiir. Teatavasti operett Nahkhiir on Johann Straussi muusikast ja nii edasi. Ja siis, aga nagu öeldakse, meie uus lavastaja Andrus Vaarik on ka ühteteist välja mõelnud. Nii et nüüd tuli välja opereti tegevuse käigus, et see Vene vürst, kes seal palli organiseeris, et see on transvestiit. Oho. Jah, vaat niimoodi. Nii et ei ole siin midagi Vene vürst. Vürst küll, aga transvestiit. See tuletab mulle ühte luuletust meelde, Jüri Jüdi. Käis rinna titulitu. Vürst, rasamagu ja kõik siin. No selle alusel võiks ka ju mingisugune. Ei, seal muide sinna on nüüd toodud ka tegelaste hulka on toodud 2 karu. Kumbagil on Võru kaelas ja pikk ohelik, millega need tantsutajad teda ringi veavad. Ja siis, kui need pallikülalised tänapäeva muusikasaatel siis seal ütlevad, siis karud viskavad pikali ja puhkavad ja siis ühe karu tantsutaja siis pikalt sügab siis karu õhtu ja tundub, et karvul oli väga hea olla. Me võime ka punamütsikese teha, ega milleks punamütsike. Punamütsike võiks ka olla transvestiit, ta võiks olla tumeda nahavärviga ja neid võiks olla 6 tükki. Hunt on ka transvestiit, peast karu, eest siga tagant kägu, sööb solki muneb muna, niisugune loom, näiteks mingisugune. Milleks meile niisugused traditsioonilised lood millestki? Leiutame midagi uut, asendame, paneme oma mingisuguse... Aga asi läheb ikka seksapiisemaks. No? Selle, ütleme niimoodi, alguses ei saanud aru, et milleks Eisenstein, Heinrich üldse kinni tahetakse panna. Sellepärast, et sellest... jahimehest või tähendab metsnikust ja sellest ei ole üldse juttu. Alguses saanski aru, et miks teda kinni tahetaks panna, aga tahetaks panna. No ja siis ta nüüd siis, nagu sa süžetti tead, eks ole, kohtub seal pallil siis oma naisega, kes on kostümeeritud siis Nahkhiireks ja hakkab siis väga julgelt. Kodanik Eisenstein hakkab seal tegutsema, pistab käe naisele rinnahoidja vahele, et kontrollida, kuidas süda töötab ja siis kohe ka 2 jala vahele, et uurida ka seal. Et kas on transvestiit või ei ole? Ei, vaat see... Või mis staadiumis lõikus parasjagu on? Seda ma ei saanud aru, et mida ta otsib. See on nagu arvusaamatuks. See on diagnoos vaja panna, et mis staadiumis on see üleminek. No jah, aga üldiselt see vürst rääkis siis eesti-vene segakeeles ja
ja siis, mis on see teenija tüdruk, kellest pidi saama siis ka suur teatritäht. Temal oli siis kõva vene aktsent ka tead, nii et ausalt öeldes nii palju uuendusi ma välja ei kannatanud. Ei, liiga palju. Ja tulin, nagu öeldakse, pealt teist vaatust ära. No võtta võib-olla lugu selles, et 50+ näeb meid tööle ei taheta juba selle pärast, et sa ei saa nendest uuendustest aru. Ja isegi kui see ei saa aru, ei oska välja näidata oma vaimustust. Iga 3 sekundi tagant püsti karates ja teatates. Piis, kui kihvt, kui tore. Ja plaksutada. Ja. No aga mind lohutab see, et Linnar Priimägi on ka arvanud, et seal Estonia teatris ei etendata midagi niisugust, et sinna peaks midagi juurde ehitama. Ja mina olen ka sellega nõus selles mõttes, et siis vähemalt on, kui midagi muud ilusat ei ole, siis on see ilus maja seal ikka edasi ja ongi kogu lugu. No muidugi, vähemalt me mäletame, kuidas keegi me tuntud kirjanik oma Peisaku isegi huugama pani väikse panus ka Estonia teatri ehitusse anda. No aga räägime siis meist ka, räägime pensionäridest. Ei. No mis meist siis nüüd saab? Teenimatult hästi elame. Teenimatult hästi elame jah, aga nüüd mis siis saab nüüd? Suur häda on ikka selle pensioni korrati rahaga ja ei tea, kas saab ja kas makstakse või ei maksta või. Ei, ega siis siit tuleks nüüd vaadata lahendusi. Kuidas vähem maksta ja lõpuks kuidas üldse mitte maksta. No võt, siin tulebki välja see elu lõpu tahteavaldus. Sellega tegelikult tahetakse saavutada tegelikult 2 kokkuhoidu. Üks on meditsiinikulude kokkuhoid ja teine on pensionite kulu ka vähendada. Ja siis viimases ühes Vikerraadio saates siis rääkisid selle meditsiinieetika korofeed Irja Lutsar ja Margit Sutrop, et mis siis tehakse ja kuidas tehakse ja siis proua Iiris arvas siis niimoodi, et Irja arvas siis niimoodi, et seda küsimust on vaja ikkagi perekonnas arutada, et kas siis loobuda, et mis see tahteavaldus kuulutab, kas siis loobuda valuravist või kopsude ventileerimisest või juhtmega toitmisest või, aga et noh, et seda oleks vaja ikkagi perekonnas arutada. Et arvates seda tahteavaldust väidetavalt saab teha alates 18. eluaastast. Tähendab, Irja Lutsar on siiamaani toimetanud bakteritega, ta on viroloog. Jah. Bakterite maailmas, ei, aga tema arvas, et bakter erineb inimesest olulisel määral. See, mis bakterite maailmas võib olla, on vägagi aktuaalne, vägagi oluline, kuidas nemad toimetavad. See ei pruugi millegi pärast, mulle tundub, täpselt kattuda sellega, milline on inimpsüühika erinevates situatsioonides, erinevates olukordades. Kuidas, mingisugused teadmised võiksid olla ka sotsioloogias, sotsiaalpsühholoogias ja nii edasi. Need alad muide ei kattu. See on nagu astronoom hakkab sonkima kellelgi sisikonnas, otsib sealt taga näiteks pimesoort, mis kas on lõhkenud või lõhkemaas ja on mingi sepsise oht, mürgituse oht. Või siis vastupidi, siis see kirurg hakkab taevakehi uurima. Mõlemad ei tea ei sellest ega oma nii-öelda siduserialast, mida tegelikult ei ole, ei tea suurt midagi. Ja nüüd, kui presenteeritakse meile ka Irja Lutsarit kui inimpsühholoogia suurt tundjat, vabandage väga, ma ei usu. Ja mille pärast ma ei usu, empiiriline kogemus tema juttude põhjal ei viita mitte kuidagi moodi sellele, et ta inimpsühholoogiaga vähimalgi määral tuttav on. Hiljaaegu anti Irja Lutsarile rahvusvaheline esimese ida-eurooplasena rahvusvaheline Marshalli auhind, mis on väidetavalt pühendatud
eriliste väljapaistvate saavutuste eest mingite asjade avastamisel. Otsisin, pühendusin sellele päris tükk aega. Mingisuguseid tähelepanuväärseid avastusi ei õnnestunud tema puhul ei ole võimalik tõendada või on need siis võib-olla militaarvallas, siis on salastatud. Ja teine asi, võib-olla anti talle see preemia hoopiski tegutsemise eest COVID-i tingimustes, siis ta oli ju kõige häälekam eesträäkija, kuidas kõik tuleb kinni panna. Aga küsimus ta rääkis isegi jutte, mis ei ole tema enda, ei ole, aga tähendab spetsialistina, ta peaks teadma, see on jama mingisugune marlilapp, mille avavused on, kui suured siit läbimine ja kui suured on viirused tegelikult. Ja need jutud ei klapi, need ei ole teadlase jutud, need olid propagandisti ära ostetud, ma ei tea, mingisuguse isiku poolt, kes oli pandud ühte või teist juttu rääkima. No jaa, aga... Ta oli sellega nõus, palun väga, see on inimese, vot siin on inimese vaba valik, ta kas teeb seda või ei tee, mis ta selle eest nõuab, selle tegemise või mitte tegemise eest ja nii edasi. See on inimese... Ja nüüd, kui ta tuleb rääkima siin midagi teaduseetikast, võt siis võiks natukene. No vähemalt, mis puutub nüüd, ütleme... Saaged Margit Sutra. Sellesse COVID-i aega, siis võib öelda, et ta oli küllalt juba paindlik, hommiku rääkis ühte juttu ja õhtul juba teist. Ja, nii et selles mõttes ta oli paindlik, aga selles saates, millest mina alustasin, selles saates ta arvas, et tal on ikkagi meditsiini teadmisi nii palju, et ta oskaks oma elu lõpu tahteavalduse teha ja öelda... Mul on sulle küsimus, Andres, selline. Kas sa mõtled, näiteks praegu me räägime suhteliselt abstraktselt. Mingisugune elu lõpu tahe, tuleb mingi mõte. No kuule, mina küll tahaks nii, aga võib-olla ka nii, aga võib-olla ka nii. Kuule, mis me siis kirja paneme? Paneme selle, paneme nii. Nüüd see jäigi niimoodi. Inimene nüüd teises situatsioonis, kas ta on hädasituatsioonis, kaitsesituatsioonis, rünnakusituatsioonis, mingite valikusituatsioonis, sundsituatsioonis, absurdisituatsioonis, valikusituatsioonis, neid on muide väga palju. Kas ta mõtleb samamoodi? Kas ta otsustab samamoodi? Ei. Muide, see on 90% enesetapjate puhul, keda on õnnestunud päästa. Ta on surmpingelt otsustanud endale otsa peale teha. Ta juba läheb, tal on kas pistol või suurtükk või miin põues või ükskõik või nöör taskus või juba ta läheb. Sellel viimasel hetkel, kui juba nüüd tekib uuesti elutahe. Ta annaks ei tea mida, et see eelmine olematuks muuta. Ikkagi tahaks elada. Aga nüüd on see, kes sind kägistab nii öelda, et ei, mul on sinu allkiriga helistame. Küsimus on ju selles, et kui sina... Mis oludes ja mis situatsioonis see kirja on pandud, on üks asi. See, mis järgneb ja mis olukorras nüüd see olukord võib ette tulla või mis situatsiooni. Olukord on need olud, mille pärast ma rõhutan selle vahel. Olud ja olukord on üks asi. Need on füüsilised, siin on küpsise vaagen, siin on laud, siin on kõik. Aga situatsioon on see, kas me jagame oma mõtteid või on pinge õhus või kuidagi. Üks on sotsiaalne terminoloogia ja valdkond. Teine on asjade maailm. Sellepärast ongi. Need on kaks ise asja. No jah, ainult, et sina võid muidugi otsustada, et nii või naa. Aga tegelikult sina ju ei otsusta, sest arst otsustab, loomulikult. Et kas nüüd vajutame selle nupu peale, vaatame sinu viimase tahteavalduse järele või kas on õige aeg seda nüüd rakendada või ei ole õige aeg. See sarnaneb sellega, nagu pere oli koos ja vanaisa oli juba voodis. Muide, selle raadiosaate puhul kodanik Sutrop tegi ettepaneku, et tulekski pere kokku ajada ja peres arutada, et kuidas siis nagu selle lõpu otsaga jääb. Ei ole, pere on koos, vanaisa seal juba suuremas, kõik valmistuvad. Ei ole veel. Juba pikali maas ja siis tuleb tohter ja kuulab patsienti ja mureliku näoga väimes tuleb ja küsib, et kas on mingit lootust. Doktor raputab peal, ütleb, et ei ole. Tal on lihtsalt bronhiit. Jah. No nägid. Said aru. Jah.
no aga küsimus tekibki siin selles, et tegelikult ju inimesed, kes räägivad, et mina tahaks ka nii ja tahaks tegelikult nad üldse ei saa aru, et nemad ju ei otsusta mitte midagi. Otsustab see arst, kes... Ja tihti peale see, kes arstile korralduse annab. Kokku hoida nii ja nii palju ja nii edasi. Et kas nüüd on see aeg seda rakendada või ei ole? See on nagu Sotsiaalkindlustusameti ekspertarstid, kes ise arstid üldse ei olegi. Neil on korraldus antud. Kõik. Vähendada. See on nagu doktor Grünsteini juures klassikuid appi võttes Šveiki. Doktor Grünsteini juures, seal said terveks kõik jalutud ja kõik. Teine võimalus oli muidugi see, et läksid keldrisse seersant Repa juurde. Kes murdis sul vaikselt konte seal. Kondi, katki. Ja ka lootusetul invaliidil ei olnud hommikuks jäänud mitte mingit muud soovi, kui esimese marsilooduga otsa kohe rindele sõita. Mis haiglas uudist on? Ei midagi. 2 simulanti 6. palatist surid ära. No, näed. Sa tsiteerid nii ilusti. No ei, mul on see peas. Sul on see peaaegu peas, jah. Kuule, aga räägime ikkagi veel ühest naljakast juhtumist. E-valimistest. Oi. Kuule, kuidas siis nüüd on? Nüüd me oleme 3-kordselt õnnelikult, et sa saad ka oma mobiilist juba anda oma hääle ja puha. Huvitav, kas mobiilid pärast ka ära lõhutakse või? Ei, tuleb, korjatakse kokku ja siis Aktuaalse Kaamera stuudios ühe suure puuriga kogu sellest mobiilide rivist puuritakse läbi. Kas sa toitmiske puur? Jaa, Eesti Vabariigis on Eesti Kirjanduse ja Keele Instituut. Sellel on direktor olemas. Selle direktori käest küsiti, mis tähendab Eesti Vabariigi põhiseaduses olev säte, et valimised on ühetaolised. No, ta ei ole... Direktor ütles niimoodi. Ühetaolised valimised tähendavad seda, et kõigil on üks hääl. No, aga ta ei ole ka nagu mingi keelespetsialist. Ei ole. No ei ole. No, ta on teiselt eriala. Jaa, muidugi. Ei ole mingi. Aga praktika on näidanud, lähed näiteks koju, võtad arvuti, hääletad siin Jürissoni poolt. Mõtled ümber, Johanson hoopiski. Johansoni poolt. Väimes tuleb koju. Kuule, nüüd on Jürgenson hoopiski. Jah. No olgu siis Jürgenson, tegid ümber. Tuli valimised, eelvalimised kätte, said minna jaoskonda, läksid sinna jaoskonda, võtsid selle sedeli, täitsid ära, Sidorov, viskasid sinna kasti, järgmise päevas, kurat, küll, võt ei tea, olid Pärnus, läksid sinna mingisusse jaoskonda, võtsid uue sedeli, Ivanov, panid, lasid see, hiljem teada saada, et kelle poolt see, missugune see arvesse läks või kas üldse läks. Ma räägin konkreetsest juhtumist. Ahah, sul on nagu lausa kirja pandud või? Ei, see on... Seivitud. Nii-öelda seivitud. Ja. Ja seda viisi on tegelikult. Ja siis öösel enne kella 12 ärkavad pensionärid, kougivad välja oma niisuguse suhteliselt kollase ja võidunud marrad seal hooldekodus. Koogivad välja MacBooki viimase mudeli, teevad seal vajalikud toimingud, hääletavad nii nagu vaja. Ja 1000 hääled sööstavad, kui nõiaväel sinna, kuhu vaja. Oi, see tundub põnev teema. See väga põnev. No ma arvan, et me peame edaspidi veel selle teema juurde tagasi tulema. Vaata, Venemaal on sama lugu. See tundub mul nii teema. Venemaal on sama lugu. Ei no, aga ega Eesti ja Venemaa on ju 2 riiki maailmas, kes antud süsteemi kasutavad. Ja väga edukalt. Jah, väga edukalt. Väga edukalt. Jah, nii et kõik on korras. See ütles Tarvis, ütles üks teile süsteemi loojatest, ütles ka niimoodi. No nii, loeme nüüd kokku, vaatame, kuula nüüd lauset, mis ta ütles. Kas saame vajaliku tulemuse?
kas saame vajaliku tulemuse? Selge. Sain vihjast aru, aga head vaatajad, me tuleme selle küsimuse juurde tagasi, sellepärast et meid ootavad ees kohalikud valimised ja seda teemat tuleb ikkagi meelde inimestele tuletada, et minge ikkagi jaoskonda valima. Igaks juhuks. Aga me kohtume jälle. Jah, kohtume jälle.